Plahvatused raputasid taas Iraani ja samal ajal lendasid Iraani raketid ja droonid üle Pärsia lahe Araabia Ühendemiraatide suunas. Sellel teisipäeval, 5. mail 2026, muutus olukord tõsisemaks, sest puhkes tulekahju Iraani territooriumil. Vähemalt 10 inimest sai vigastada tulekahjus Argavani kaubanduskompleksis, mis asub umbes 30 kilomeetrit Teheranist läänes. Iraani meedia teatas, et tuli puhkes hilisel pärastlõunal, mobiliseeris hädaabimeeskonna ja suudeti suuremas osas kontrolli alla saada, kuid põhjused pole veel selgunud. Kohalikud agentuurid avaldasid pilte, millel oli näha tugev suitsusammas hoones tõusmas. Ja Reuters teatas, et kinnitas video asukoha, võrreldes seda arhiivi ja satelliidipiltidega. Samal ajal, kui revolutsiooniline kaardivägi jätkas rünnakuid väljapoole, sihtides strateegilisi marsruute, linnu ja seotud piirkondi. Ametlikku kinnitust selle kohta, kes põhjustas sisemised plahvatused, ei ole, kuid levivad kahtlused on tugevad. See võis olla CIA operatsioon, see võis olla Mossadi tegevus. Tõsiasi on see, et Iraan elab nüüd kahepoolse surve all. Seespool tabavad tundlikke kohti salapärased tulekahjud ja plahvatused. Väljaspool ähvardavad raketid, droonid ja ohud Araabia Ühendemiraate, ookeani väina, Hormuzi väina ja Ameerika Ühendriikide mereväge. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvesi usaldusväärsusstandardi järgi. See punkt on oluline, sest Iraan elab praegu sõjalise ja poliitilise surve all. Ja iga tulekahju, millel puudub selge seletus, jätab õhku kahtluse, õnnetuse, sabotaaži, salajase operatsiooni või isegi intensiivse manöövri kohta. Häire kasvas veelgi, sest see polnud ainus juhtum äripiirkonnas, mida hiljutistes uudistes mainiti. Xinhua teatas, et eelmisel päeval tabas tulekahjuga üht kaubanduskompleksi Mashhadi linnas, Kirde-Iraanis. Kohale saadeti 4 päästekomando meeskonnad, et tuvastada suitsuallikas ja tulekahju peamine kolje. Esialgse avaldamise ajaks polnud selles teises juhtumis ohvrite kohta kinnitust saadud. Need 2 juhtumit, üks Teherani lähedal ja teine Mashhadi linnas, tugevdavad tunnet, et Iraani survestatakse ka seestpoolt, just ajal, kui raketid ja droonid hoiavad Pärsia lahte pingeseisundis. Avalikku tõendid selle kohta, et CIA, Mossad või mõni Iraani valelipu operatsioon oleks nende tulekahjude taga, veel pole, kuid olukord muudab võimatuks käsitleda seda sündmuste jada kui tühist uudist. Keset kriisi Ameerika Ühendriikidega on Araabia Ühendemiraatides iga riigisisene suitsupilv oluline. Reutersi andmetel teatasid Araabia Ühendemiraadid, et nad peatasid Iraani raketid. Teise teatel kukkus üks merre ning drooni- ja raketirünnakud vigastasid 3 inimest ja mõjutasid piirkonna lende. Iraan eitas, et oleks sihtinud Araabia Ühendemiraatide territooriumi, kuid Abu Dhabi teatas, et jätab endale õiguse vastata. See Iraani eitus ei kõrvalda kahtlust. Vastupidi, see suurendab umbusaldust. Iraan eitas, et oleks sihtinud Araabia Ühendemiraatide territooriumi, kuid Emiratide väed viidi valmisolekusse, plahvatusi oli kuulda, õhuruumile kehtestati piirangud ja Fujairah, strateegiline naftaga seotud piirkond, sattus kriisikaardile. Al Jazeera teatas samuti, et Araabia Ühendemiraatide võimud süüdistasid Iraani rünnakutes pärast suurt tulekahju Fujairah naftatööstuspiirkonnas, kus sai vigastada 3 inimest. Revolutsioonikaardi vägi näib käituvat nii, nagu neil poleks tegelikku huvi läbirääkimiste vastu. Samal ajal, kui diplomaadid räägivad relvarahust, jätkab režiimi relvastatud osa piiride kompamist. Washingtonis levib üha enam arusaam, et Iraani poliitiline võim võib küll proovida läbi rääkida, kuid rakette, droone, kiirpaate, baase ja ründesüsteeme kontrollib revolutsiooni kaardivägi. Ja kui see rühm otsustab tulistamist jätkata, ei paista kellelgi režiimi sees olevat piisavalt jõudu, et seda takistada. Seetõttu muutub kriis ohtlikumaks. Iraan räägib ühest küljest kokkuleppest, kuid teisest küljest hoiab raketid õhus. Fulgaira tulekahju näitab, miks Araabia Ühendemiraadid sattusid kriisi keskmesse. Fulgaira on strateegiline, sest see asub Omaani lahes väljaspool otseteed läbi Hormuzi väina. See tähendab, et iga rünnak seal kannab suuremat sõnumit.
isegi alternatiivsed marsruudid võivad olla ohustatud. Iraan teab seda. Survestades Fulgairat püüab Teheran näidata, et kriis võib levida sadamatesse, naftapiirkondadesse, laevadele ja lennujaamadesse. Seetõttu on lennud mõjutatud ja lennuohutus on muutunud konflikti osaks. Kuid see strateegia võib pöörduda ka Iraani enda vastu. Kui Teheran ähvardab rahvusvahelisi marsruute, annab see võimaluse karmimale koalitsioonile. Associated Press teatas, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis on esitatud resolutsiooni ettepanek, mida toetavad Ameerika Ühendriigid ja mitte ainult Pärsia lahe riigid, mis ähvardab Iraani sanktsioonide või muude meetmetega. Kui režiim ei lõpeta rünnakuid laevade vastu Hormuzi väinas, siis ei lõpetata. Tekstis tuuakse samuti välja meresõiduvabadus kui keskne punkt. See seab revolutsioonikaardiväe lõksu ette. Kui arutelu jätkub, võib tulistamise jätkamine ühendada rohkem riike Iraani vastu. Seetõttu tundub praegune pingete kasv nii ohtlik. Iga Teherani valik maksab kõrget hinda. Aša lugu näitab, et Iraan on juba varem püüdnud kasutada lahte relvana. Varem 2019. aastal, kui Saudi Araabia naftarajatisi Abqeikis ja Quraisis tabasid droonid ja raketid. Houtid võtsid vastutuse, kuid Ameerika Ühendriigid, Saudi Araabia ja Euroopa suurriigid osutasid Iraani vastutusele. Mõju oli kohene. Tulekahjud, nafta hinnatõus ja ülemaailmse tootmise olulise osa ajutine seiskumine. Muster meenutab praegust olukorda. Iraan ei taab, kahju on ilmne, piirkond läheb häireseisundisse ja maailm mõistab, et odavad droonid võivad põhjustada kalli kriisi. Ka teiste riikide näited kinnitavad seda riski. Venemaa kasutas energiasurvet Euroopa vastu, et muuta sõltuvus poliitiliseks relvaks. Hiina avaldab survet Indo-Vaikse ookeani mereteedele, et proovile panna Ameerika kohalolekut ja hirmutada naabreid. Põhja-Korea tulistab rakette, et pälvida tähelepanu, sundida järeleandmisi ja näidata režiimi ellujäämist. Iraan teeb Pärsia lahes midagi sarnast. Kasutab rakette, droone, liitlasi ja merelisi ähvardusi, et muuta ebastabiilsus läbirääkimiste tööriistaks. Ainult, et nüüd seisab ta silmitsi kohale paigutatud Ameerika mereväega. Ärritunud naabrid. Sisemised plahvatused, mis paljastavad haavatavuse. Mis edasi saab, sõltub 3 punktist. Esiteks, kas revolutsiooniline kaardivägi jätkab tulistamist Araabia Ühendemiraatide, kaubalaevade ja Pärsia lahe lähedal asuvate jõudude pihta? Teiseks, kas Ameerika Ühendriigid jätavad vabaduse projekti üksnes laevanduse kaitseks või laiendavad vastust, kui uued rünnakud tabavad eskortitavaid laevu? Kolmandaks, kas Iraanis toimuvad plahvatused jätkuvad salapäraste juhtumitena, sest uus seeria võib viidata millelegi suuremale, koordineeritud sabotaažile, luuretegevuse infiltratsioonile või sisemisele võimuvõitlusele režiimis endas. Siiani on kinnitatud hiljutised juhtumid toonud kaasa vigastatuid, tulekahjusid ja kahjusid, kuid pole kindlat kinnitust surmade kohta rünnakutes Araabia Ühendemiraatide vastu ega mainitud tulekahjudes. Sellegipoolest seisneb oht jätkumises. Tänane droon võib homme muutuda raketisalveks. Lõppkokkuvõttes näitavad Iraani raputavad plahvatused ja lahe suunas õhku lastud raketid režiimi, mis püüab ellu jääda hirmutamise kaudu. Revolutsioonikaardivägi tulistab, et hirmu alal hoida. Trump vastab mereväega ja survet avaldava kõnega. Araabia Ühendemiraadid tugevdavad kaitset ja valmistavad ette reageerimiseks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind hästi informeerituna. Iga päev tõega kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi aktiivsemalt seotud Milson Alvese kogukonnaga.